Tere, mina olen Kellu. Tere tulemast täiesti uude aastakümnesse, aastasse 2020. Ehk siis see aasta alustab seda aastakümnet. Aga nagu ikka, mul on toredad maitsed, põnevad asjad ja täna on mul rabarber kuusk, selline orgaaniline jook Saaremaalt. Siukene vahva, alkoholivaba. Nii et kas ta tõepoolest maitseb nagu rabarber ja natukene kuusk, mul on igastahes väga põnev. See tundub selline natukene originaalne maitse, vähemalt linnavurle jaoks nagu mina. Et siukene vahu jook. Nii, kokkuvõte sellisest joogist on äärmiselt positiivne. Niimoodi. See on alkoholivaba jook. Näeb välja siukene väga ilus kollane. Ja siin sees on noore kuusevõrse maitseline või natuke kuusevaigu maitseline ja rabarberi maitseline kihise jook mõnusa vahuga. Selline maitse on üllatav, saaremaine. Ta on natukene kallis, üle 6 euro või siis 8 eurot isegi pudel. Kui muud alkoholivabad joogid võivad seal olla siis 2-3 eurot, siis koos säilituse lisa ja maitseainetega, siis see on ilma siukene mõnus pudel ja minu ilusa uue skoori järgi sai siis indeks 7. Mul meeldib silitada. Proovime seda jooki, vaatame, kuidas ta maitseb. Üleüldine mulje praegu on äge, et tuleb siukene lihtne peojook, saavad natukene jokku ka. See ei ole siuke fancy. Aga vaadake, mis kork. Tuleb. Vot, siukene osa. Kõigepealt ma tahaks öelda, et see lõhn meenutab mulle mingisugust vanaema salvikest, millega saab kõik asjad terveks hoida. Aga põnev. Ma kallan kohe endale siia šampanja klaasi. Mul midagi muud on. Mulle meeldivad sellised vahutavad asjad. Ja eriti nad meeldivad mulle, kui siin sees ei ole alkoholi. No täpselt, natuke siukest eeterlikku õli tuletab mulle meelde. Natuke isegi siukest mingit kuusevaiku. Vot, kui sa oled väiksena söönud neid rohelisi õrnesid kuusevõrseid, siukese maitsega. Ma ütleks, et see on väga hästi tabatud. Ta on natuke makuseks tehtud. Natuke siukseks populaarsemaks see maitse tehtud. Ja see on nüüd üks selline jook, mis ma arvan, võiks üllatada inimesi. Eriti kui ta selline mullitab on. Nii, aga nüüd hakkame pihtaseks minu hindamisega. Ja kõigepealt siis tervislikkus. Nii, et millest ta koosneb? Niimoodi, vesi, rabarberi mahl, 30% sellest siis on siin mahla umbes, ülejäänud on siis vesi. Ei ole säilituslõhnaga maitseainet, ehk siis morss. Nii, toitumisalane teave ütleb meile mida, et siin on suhkrut ja muud eriti nagu midagi ei ole. Siukene lihtne jookene. Nõnda. Ja mulle endale väga meeldib, kui ei ole mingi tulle asju sees, mida naturaalsem, seda parem. Niimoodi, et sinna ma siis paneks, kuna tal ei ole sees ka midagi sellist ülikasulikku, üli nagu organismile vajalikku, ta pigem siukene lihtsalt mõnujook on. Et siis
siis ma paneks, ma arvan, praegust seitse paneks. Siis üleüldises mõttes ma vaatasin enne natukene ringi, et kui me nüüd siit kolime allapoole, siis on igasugused veinid, muud asjad, siukene laste joogikene väikene. Ja ma vaatasin siin, et siin ei ole loogi, siin oli, ma enne tõin ühe näite eelmise aastaga, et teises videos, kui vaatame, mis siin on, siis siin on kirjas midagi. Näiteks siin on säilitusainetes ainult maitseainetused asjad on ju, et üleüldises mõttes, karastusjoogi mõttes võiks olla nagu sellega suhteliselt õnnelik. Ja ma paneks sellele ka siis praegu paneks 7. Kuna ta on suhkruga jook, siis saab 7. Siis hind on sellel kõrge ja alkovabas poes isegi 8 eurot. Siin muud joogid on 2,89, kui need ei ole soodukad, on ju. Et kui ta on sukene morss, tõsiselt morss, kus mingisugune 30-40% tuleb mahla, ülejäänud on vesi ja suhkur, et siis ma arvan, et see on kõrge, saab 3. Nii. Aga mulle see maitse selles mõttes ta üllatas mind ja selle eest ma panen talle 9 punkti, panen 9 punkti. Ma arvan, et see võiks olla midagi sellist ka, mis võiks inimestele hästi peale, mida teistsugune, aga ometi ta ei ole võõrastavalt teistsugune. Kuuse eest sai praegu 6 punkte. Ja üleüldine väärtus sellel asjal, kui ma seda pudelit vaataks, tunduks tegelikult tavaline. Ainuke asi, mis siit silma hakkaks, oleks ta orgaaniline, eks ju. Ja siis see teine on siis rabarbri kuusk, see tõmbaks nagu tähelepanu. Aga muidu ma täiesti kujutan ette, kui seda panna külma, serveerida niimoodi pidujook, ta on täis pudel, normaalne, hästi kinni, väga mõnusa gaasiga. Tekitab biomeeleolu, ei ole pakendi peal raisatud mingisuguse värgiga. Kõik on väga lihtsasti tehtud, ometi näevad kena välja. Et ma arvan, et see üldine mulje või väärtus sellest on hea, ma paneks selle ka 9. Nii, aga nüüd arvutame siis kokku. 7 punkti. Nii et päris hea korralik tulemus ja ma arvan, et ta saaks isegi veel kõrgema tulemuse, kui siin tõepoolest oleks ka midagi organismile olulist ja kasulikku sees. Aga sellise hea õnnetunde tekitab ta küll. Kui sa tahad teada, mida veel võib proovida ja maitsta, siis püsi lainel uued maitsed, ideed, mõtted varsti tulekul. Tšau!